Nüüd on mul suur rõõm paluda lavale Multilingua keeltekooli ja kompetentsikeskuse tegevjuhi Mallenei ja temaga koos on samast asutusest välja kasvanud arengupartner, coach ja superviisor Evelin Soilla. Palun, lava on teie. Aplaus! Aitäh, aitäh. Palun. Aitäh. Aitäh. Tere! Meie ettevõtte lugu algas juba 1994. aastal, kui Multilingua keeltekool loodi ja toona keeltekooli asutamise mõte langes väga viljakale pinnasele. Ja me muutusime turul ruttu edukaks, meie klientide arv kasvas jõudsalt ja tänaseks me võime uhkelt öelda, et käibelt ja ka turuosalt võõrkeeleõpet pakkuv eraettevõte number 1 Eestis. Aga toona kiiret edu saades me arvasime, et selle edu põhjuseks oli esiteks see, et me muutsime lähenemist keeleõppele, see oli suunatud kommunikatiivsusele ja teine oluline samm, mis me tegime, oli see, et õppeprotsessi keskmesse me tõime kliendi, õppija oma ootuste, oma soovide, oma vajadustega. Ja klientidele selline tähelepanu väga meeldis. Ja siit me kohe mõistsime, et meie äris on otsustav roll keeleõpetajal. Keeleõpetajaid tööle valisime hoolikalt ja neid, keda valisime, siis hakkasime ka koolitama. Ja tõesti töötasime välja kõikvõimalikke koolitusformaate, et nad ennast professionaalselt hästi tunneksid. Ja see töötas palju aastaid, sest töötas hästi, sest me panustasime sellesse palju. Aga ajapikku hakkasime märkama, et siiski kuidagi hoog läheb maha ja võib-olla kõik eesmärgid enam ei täitu, mis olid püstitatud, et midagi nagu oli puudu. Umbes 5 aastat tagasi võtsime siis analüüsida, et milles asi on, kas oleme midagi valesti teinud, mida me muutma peaksime. Ja jõudsimegi selleni, et muutusi tõesti on vaja. Ja lugu läheb edasi niimoodi, et sellel hetkel märkasin ka mina, et me kuidagi inimeste arengut toetasime läbi koolituste ja iga järgmine koolitus ei toonud enam muutust. Et inimest ei muutnud, et see oli üks viis lihtsalt saada mõni tööriist õpetaja pagasisse juurde. Ja minu lugu hakkab sealt samal ajal pihta, kui ma alustasin coachi ja superviisorina väljaõpet ja hakkasin märkama, et kõik need tööriistad, mida coachingus ja supervisioonis kasutati väga efektiivselt, oli võimalik üle kanda ka õppeprotsessi. Nii et seda me ka tegime, nii et seal hakkas meie jaoks Multilinguas tekkima uus teenus, keele coaching. Ja Evelini kaasamine coachi ja superviisorina muidugi tõi meie ettevõttesse uusi tuuli, tõi uut mõtteviisi. Ja meie olime ka vähemasti juhtkonna tasemel valmis muutusteks, sest me tahtsime oma kliente hoida, me tahtsime oma väga nõudlikule kliendile pakkuda võimalikult paremat, me tahtsime olla veelgi paremad ja seetõttu teadsime, et nüüd me peame hakkama ka oma töötajate mõtteviisi muutma. Aga mõtteviisi muutus teadupärast ei ole kerge. Ja tundsimegi, et nagu mingi sein on ees, et mis me siis nüüd teeme. Koroona ajast on meil kõigil lugusid rääkida, meie jaoks oli ka koroona aeg keeruline, aga ka murdeline aeg ja võib-olla see oli ka see aeg, kui see sein hakkaski natukene murenema. Et me märkasime oma töötajate juures loomulikult murelikust, motivatsioonilangust, sellist hirmu isegi homse ees.
ja ettevõttel oli nüüd vaja siis, me ei tahtnud kaotada loomulikult ei oma kliente, ei oma väga tublisid õpetajaid, kellesse me olime palju panustanud. Ja et ettevõttel oli nüüd vaja ruttu otsustada, et kuidas edasi, mida me teeme. Ja siis me leidsimegi, et meil on vaja muutused läbi viia, et see üksikute erialaste, metoodikaalaste koolituste pakkumine ei vii meid muutusteni, et meil on vaja sellist vettpidavat süsteemi, mis aitab kaasa kõikide töötajate, mis toetab töötajate arengut. Ja see kõik, millest Malle räägib, oli tegelikult ajendiks, kus me hakkasime tegema alustuseks seminare ja töötubasid, kus me hakkasime selgitama kõikidele töötajatele, mis on coaching ja mis on supervisioon. Ja seejärel kuskil nüüd tänaseks 3 aastat tagasi avasime esimesed supervisioonigrupid ja intervalliga 1 kord kuus hakkasime neid tegema. Nii et meil käis 2 õpetajate gruppi koos, kuni tänase päevani nad käivad koos. Nii et me oleme sellel aasta juunis lõpetamas järgmiste oma jaoks uute keele coachidega, kelle tegelikult areng on saanud alguse supervisiooni protsessidest. Ja mis me seal siis tegime, et me märkasime tegelikult koos Mallega ka, et läbi supervisioonide siis oli õpetajatel võimalus tegelikult oma tööst rääkida, halbadest ja headest kogemustest rääkida. Nad said teadlikuks oma emotsioonidest, mis muutis neid paremaks inimeseks ja paremaks suhtlejaks. Järgmisena vaatasime, et mõtteviisi muutus hakkab toimuma, eks ju, et õpetajad hakkasid rääkima pigem lahendustest ja nägema mitte enam nii palju takistusi. Siis me märkasime veel, mõni õpetaja ütles, et jah, et selline supervisioonis käimine ja iseendaga tegelemine on päris keeruline, aga et see puudab mind paremaks inimeseks, järelikult saan ma ka oma õppijatele parem õpetaja olla. Ja lõpuks meie nagu edulugu ikkagi ka päädib sellega, et meil on olnud õpetajaid, kes on täitsa läbipõlemise äärel ja lahkumas ja läbi selle on leidnud tagasitee õpetajaameti juurde ja täna on meil õpetajad, kes ikka sellest algusest alates on meiega ja väga hinnatud on. Nii et kogu selle supervisiooni jooksul me ikkagi rääkisime oma mõjust ja motivatsioonist ja enese hoidmisest ja läbipõlemisest, et need olid need teemad, millega me siis tööle läksime. Nii et viimased 3 aastat olemegi tegelenud tegelikult sellise süsteemi loomisega pigem. Et meie töötajate arengusüsteemis on 4 osa ja supervisioonil ja coachingul on seal suur osa mängida. Et kui küsida, et kuidas me seda siis teeme ja et iga töötajale on tegelikult võimalus valida, millist osa ta soovib endas arendada läbi koolituse, coachingu või supervisiooni ja kuidas me seda teeme, me teemegi individuaalseid coachinguid, et seda välja nagu mõelda ja et see oleks kõige tõhusam. Nii et võib-olla see sõnum, mis minu poolt siit tuleb, et kui me algul samamoodi kuidagi nagu vastandusime koolitus ja coaching ja supervisioon, siis täna me ikkagi töötame selles suunas, et kõik 4 osa on väga olulised ja see mõju on lihtsalt väiksem, kui suunata oma energia ainult ühte või teise kohta. Ja. Just nii see on ja tänasel päeval võib öelda ka, et see eesmärk et muuta mõtteviisi meil ikkagi sai täidetud. Et tänu mõtteviisi muutusele on meie meeskond muutunud tugevamaks. Meeskonna liikmed on avanud oma potentsiaali ja me oleme jõudnud ka nii kaugele, et me oleme rakendanud kaasava juhtimise printsiipe ettevõtte juhtimisel. Et me koos meeskonnaga otsustame paljusid olulisi asju, alustades uute teenuste, kursuste, keelekursuste disainimisest kuni selleni välja, et koostasime ka ettevõtte strateegilise plaani koos. Ja mina juhina ise leidsin, et selline juhtimisstiil sobib mulle.
sest arvamuste paljusus lõppkokkuvõttes viib paremate otsusteni. Ja ma nägin ka töötajate rahulolu selles, et esiteks, et nende käest küsiti nende arvamust ja mitte ainult ei küsitud nende arvamust, vaid et selle arvamusega arvestati ka. Ja lõppkokkuvõttes me jõudsimegi tegelikult väga lihtsa skeemini, et ettevõttes on vaja panustada oma töötaja rahulollu. Ja kui sul on rahulolev töötaja, siis ta teeb ka tööd paremini. Ja kui töö on paremini ja kvaliteetsemalt tehtud, siis sinu klient on sellega rahul. Ja kui ettevõttel on rahulolevad kliendid, siis see ettevõte ei saa mitte edukas olla. Et nii lihtne see valem ongi meie jaoks. Aga suur aitäh teile oma kogemust jagamast.